on selline, et kõik on mäng. Transcendentaalne mäng, materiaalses maailmas on mäng. Mängulisus, et kogeda seda raudsit ja maitset. Kui mängu eesmärk on kõike teenida tingimusteta, siis võib lubada mängus igasuguseid kelmikusi või valgeid valesi, kus eesmärk on puhas armastus. Ja siis inimestel on need kihid, kuigi me oleme igavesed hinged, eks ju, pole võtta need kihte nüüd nii lõplikku tõde, eks ju, siin materiaalses maailmas. Täna mees, homme noor mees, ülehomme vana mees, väiksest peast väike beebi, järgmise elust, ma ei tea, mis kehas oled, naise kehas või looma kehas. 8 400 000 erinevat kehavormi, elurolete vormi, eks ju. Sortiment päris suur. Aga selle jutu point on selles, et kui inimene ei tea need üldreeglid, kuidas siin maailmas, eks ju, toimida nii, et võimalikult vähem meeleäärmi endale teistele valmistada, siis seal on moraal, etikett ja loodusseadused. Kultuur, kuidas käituda, eks ju, et see ühiskond koos püsiks. Ja kui me lähme seal üle piiri, siis need hälbed, kui me need hälbed ei kontrolli, näiteks seksuaalhälbed või mingi, ma ei tea, minu religioon, minu rahvus, minu partei ja nii edasi, üks sama jutt, kogu aeg räägin seda. Et siis kui need kategooriad on, siis seal tekib väga kurb seis siin maailmas, eks ju. Emaka loodus ägab ja inimesed antidepressantide peal ja uus põlvkond õnnetu ja lapsed. Aga siis seda mehe-naise aspekti vaadates on ka päris kihvt, eks ju, et kui seal oleks ka piirid paigas, looduses on antud, eks ju, aga praegu need piirid paigast ära, aga ikkagi oli väga naljakas täna kuulda, et naine rääkis sõbrannaga väga põhjalikult ja pikalt, sest Jumal on loonud, et naine hoiab kodu ja ilu ja mateerias ka, eks ju, siin on ilusti vaja sisse seada ennast. See on jumalik ja tore, kui lõplik eesmärk on õige. Seda mateeriat kasutada, siis ma kuulsin, et sain aru, et naised on tõesti teised planeedid, et nad pool tundi rääkisid, et sõbranna rääkis et see on sellised värvisokid ja siis sellised püksid ja siis kui ma välja lähen, eks ju, siis mul see ei ole nii mugav, aga siis ma tavaliselt panen need ja siis ma tellisin sealt selle asja, aga need ei olnud see materjal on päris nii. Ühesõnaga lõputult siis ma sain tõesti aru, et ma olen teised planeedid, ma mõtlen, et mängisin ümber, mõtlesin, et kui ma helistaks sõbrale, et näiteks ma olen sõbraga ja päris naljakas oleks, kui mehe kehas ja mehed arutavad, et kuule, et see dressipüks, et mul on mustad dressipüksid, aga see kollane pusa, ta ei läinud kokku selle valge nokamütsiga, eks ju, sest see kollane oli liiga intensiivne, aga need sokid olid pikemad, selles mõttes oli hea, et kui ma tossu panin kokku, siis ta harmoniseerus see toss, see sokk ja lõppkokkuvõttes see müts ka, eks ju. Aga trenniriietes, et ülevalt ei hoia nii hästi see kumm, eks ju, et see kukub ära, eks ju. Aga samal ajal värv on hea, eks ju, aga materjal eriti meeldi, eks ju. Siis sõber vastab, et ja mul on sama asi, mul on kui ma lähen hommikuti jooksma, eks ju, siis need liibuvad dressipüksid, eks ju, nad on väga head, nad on nii punased, mul ei ole üles midagi panna peale see punase salli, eks ju. Kuigi tossuga enam kokku läheb, sest toss on selline roosakas, roosa ja punakas läheb. Ja siis niimoodi arutaks hästi kaua, et see oleks päris naljakas, aga kuigi ma kujutan, et Urban, poisid võib-olla arutavadki nii pikalt,